Tere! Mina olen Karin Tensing ja täna räägime arvu logaritmist. Mis on logaritm? Arvu b logaritmiks alusel a nimetatakse astendajat c, millega alust a astendades saadakse arv b. Vaatame nüüd logaritmi definitsiooni valemit. Logaritm b alusel a võrdub c. A on meil logaritmi alus, b on meil logaritmitav ja c on meil arvu logaritm. See valem on samaväärne meil eksponentvalemiga. A astmest c võrdub b. See ongi see kõige tähtsam asi, mis teil tuleb meelde jätta, sest siis saate te leida nii logaritmi alust, logaritmitavat kui ka arvu logaritmi. Mõnikord juhtub, et teil ei ole märgitud logaritmi alust. Sellisel juhul me vaatame, et tegu on 10 logaritmiga ja logaritmi alus on 10. Naturaallogaritm on alusel e. Märgitakse ln ja siis c ehk siis naturaallogaritm arvust c. Kuidas leida logaritmi? Näiteks leiame logaritm 49 alusel 7. Märgime selle praegu siis c tähega. Kõige lihtsam on, kui te teete sellest eksponentkuju. Ehk siis 7 astmes c võrdub 49. Ja nüüd on teil väga lihtne peast juba leida, millega c võrdub. Ehk siis mitmendasse astmesse peab võtma arvu c, et saada 49. Teadupärast on see 2, seega logaritm 49 alusel 7 võrdub 2. Kuidas leida logaritmitavat? Täpselt samamoodi viime eksponentkujule. Hetkel saame siis, et 2 astmes 3 võrdub b ja 2 kuubis ongi 8. Kuidas nüüd leida logaritmi alust? Näiteks leiame logaritmi 32 ja see võrdub 5, aga me ei tea praegu, mis on alus. Järjekordselt viime eksponentkujule. A astmes 5 võrdub 32. See on nüüd see, mis teil peaks olema peas. Te peaksite teadma, et 2 astmes 5 on 32. Nüüd vaatame valemeid. Korrutise logaritm. Leiame siis kahe logaritmi summa. Meil on logaritm x-ist alusel a võrdub c ja logaritm y-ust alusel a võrdub d. Selle c ja d me lihtsalt panime praegu, et meil oleks lihtsam seda valemit tõestada. Pange nüüd tähele, alused on mõlemal a-d. Viime need mõlemad valemid praegu eksponentkujule. Ehk siis a astmest c võrdub x ja a astmest d võrdub y. Leiame nende korrutise. Leiame õigemini x ja y korrutise. X korda y võrdub a astmest c korda a astmest d. Te teate, et kui astme alused on samad, siis astendajad tuleb korrutades liita. Ehk saime a astmes c pluss d. Võtame nüüd logaritmi mõlemalt poolt. Õigemini teeme eelmise valemi logaritmkujule ja saamegi logaritm xy alusel a võrdub meil logaritm x-ist alusel a pluss logaritm y-ust alusel a. Pange nüüd tähele, et kui teil on korrutisest vaja võtta logaritm, siis te võite võtta kummastki eraldi logaritmi ja siis liita. See on nüüd see eksimise koht, kus väga tihti küll korrutatakse, aga küll see teile meelde jääb. Jagatise logaritmiga on samasugune lugu.
leiame kahe logaritmi vahe. Võtame siis logaritmid x-ist alusel a võrdub c, logaritm y-ust alusel a võrdub d. Eksponentkujul leiame x ja y jagatise ja nüüd viime selle saadud eksponentkuju logaritmkujule. Ja saime praegu, et jagatise logaritm on logaritmide vahe. Nüüd astme logaritm. Me otsime praegu valemit, et leida, millega võrdub logaritm b astmes n-ist alusel a. Võtame siis praegu logaritm b-st alusel a võrduma x-iga. Kui me selle viime eksponentkujule, saame, et a astmes x võrdub b. Võtame selle nüüd astmesse n. Saame a astmes xn võrdub b astmes n. Nüüd viime selle eksponentkuju logaritmkujule. Saime logaritm b astmes n või b astmes n-ist alusel a võrdub nx. Eelnevalt me võtsime x-i võrduma logaritm alusel a b-st. Nii et saimegi nüüd valemi. Nii et kui teil on logaritmitav mingis astmes, siis te selle astendaja võite tuua logaritmi ette. Millise arvu korral logaritm 1? Märgime selle tundmatu või selle arvu, mille korral logaritm on 1, x-iga. Ehk siis logaritm x-ist alusel a võrdub 1. Viime selle eksponentkujule. Saime a astmes 1 võrdub x. Te teate juba 7. klassist, et iga arv astmes 1 võrdub täise. Ehk siis praegu x võrdub meil a-ga, ehk siis ta on meil võrdne logaritmi alusega. Ehk siis logaritm a-st alusel a võrdub 1. Et jätke meelde, kui logaritmi alus ja logaritmitav on võrdsed, siis on teil logaritm alati 1. See on nüüd see, mida te alati lihtsustamise puhul otsite, et saaks logaritmi aluse ja logaritmitava võrdseks. Millise arvu logaritm on 0? Võtame siis jälle, märgime selle otsitava x-iga. Saame logaritm x-ist alusel a võrdub 0-iga. Viime selle eksponentkujule. A astmes 0 võrdub x. Jälle on teil 7. klassist meeles, et iga arv astmes 0 on alati võrdne 1-ga. Ehk siis praegu saime, et x võrdub 1. Ehk siis, kui te võtate logaritmi ükskõik mis alusel 1-st, on see alati võrdne 0-iga. See on nüüd järjekordne koht, mida teie otsite logaritmide puhul lihtsustamisel. Ja head õppimist! Me vaatame valemeid veel, aga seda juba järgmistes videodes.